Kell on nüüd 8:36, Star FM hommikuprogrammis on külaline. Tere tulemast hommikuprogrammi Kristel Aaslaid. Tere! Rõõm sind siin näha. Viimati kohtasin sind Eesti Laulul. Sa olid nii kaunis. Me küll ainult silmapilguks nägime, aga oli sul seal mingit tööd või tegemist või ettekandmist? Otseselt ei olnud. Nii, et sa olid külaline. Käisingi nautimas seda, mida seal poolfinaalides tehtud sai, siis seal ma tegin nii palju. Seal sa tegid nii palju, sa olid ju juhtisid kogu seda saadet ju. Ja siis, ja. Kas tänu sellele sa võisid finaalis lava taga ka ringi käia või? Tegelikult ei tohtinud, aga kuna mul oli kostüümiga oli natukene selliseid pisijamasid ja tegelikult me menu ERR-i Instas tegime väikest sellist stooritamist, siis meid korra lasti sinna taha ka. Mina üritasin sinna taha minna, ütlesin, et ma lähen teen mõned intervjuud, ütlesin turvameeled, ei lähe. No võt. Selleks oli luba vaja. Kristel sai ja sina ei saanud. No mina ei saanud, ma olin dressides ka spordiriiduses. No võt, jah. Sinna üldse ei lasta spordi. Mis sul, Kristel, mis sa siis tööl ei olnud ja ikka olid kostüümis? Ikka annab sulle keegi mingid ilusad riided, mida sa ei pea oma kapist võtma või? Ei, see oli oma kapi asi, ta lihtsalt ootas, et ma seda selga paneks, siis ma nägin suurepärast võimalust, et see selga panna. Ja sa nägid suurepärane välja ka, jah. Mis sa nüüd? Mis sa nüüd? Aga see ei olnud sul väga mugav, ma saan aru, sa ütlesid, et sellel oli mingi jant. Jah, nimelt. Tal oli väga sügav dekoltee ja kui ma kodus selle selga panin, siis ma seisin niimoodi ilusti, siis ta hoidis ilusti ja kohe, kui ma siis lõpuks koha peal istusin, siis oli see oli kõik. Kõik oli ilma rahvale näha. Kus ma olin küll selle? Ma ei usu, et kõik oli ilma rahvale näha, muidu oleks ammu juba 3 uudist olnud selle kohta, et Kristel näitas oma rindu. Ma istusin terve aeg niimoodi käed olid. Ei, tegelikult ma natukene teipisin ja siis ma sain veel pärast lava tagant veel Anult. Päriselt teipisid või? Ja kahepoolse teibiga. Sikutsid rinnad nagu kleidi külge. Kleidi külge niimoodi, et hoiaks, et ei lotendaks. Sa pead rohkem vaatama neid igasuguseid gaalasid ja showsid pille, vaata, Oscarite gaalal on kõigil teibitud. Kus sina tead, et need teibitud on? Ma tean, inimene hoiab ennast kursis. Inimene hoiab ennast kursis. Ei, kui ma näen midagi, mis on selline nagu ilmvõimatu, siis ma ikka uurin järgi, kuidas seda tehakse. Et kuidas need ikkagi seisavad niimoodi? See on huvi maailma vastu. See on uudisimu. Meeskoori smokingid ja frakid on ka selja pealt traageldatud, sellepärast, et need on siis muudetud õigesse suurusse. Niikuinii on ainult eest näha, eks. Lavariided on tegelikult kõige ebakorralikumad riided, muide. Need näevad laval ilusad välja, aga nad võivad olla üsna rämpsud. Kuidas see Eesti Laulu finaal siis jäid rahule? Mulle väga meeldis, mõrest oli väga toredasti kirjutatud kogu see asi, kuidagi kõik jooksis väga ilusti ja mul on kuidas öelda, need vahespiigid väga meeldisid, kuidas nad seal rääkisid. Minu arust oli väga tore show. Õhtujuhtide suhtes on meeletult tulnud kriitikat. Jüri Piel on öelnud, et tema meelest ei olnud need õhtujuhid sugugi tasemel. Sina nii karm ei ole. Ma ei oleks nii karm. No koha peal võib-olla on... See on ilmselt teistmoodi, jah? Jaa, et seal on sellist melu on palju ja värki ja siis kuidagi, ma ei tea, seal nagu koha peal ei mõjunud üldse nii, ma ei tea, kohmakalt või... Ei mõjunud. Mina näiteks täiesti nautisin jälle. Mulle väga meeldis, ma olin ise ju koha peal, ma ei vaadanud seda telest. Ja Meelis Kubo, kes võib-olla öeldakse, et ta ei ole niisugune õhtujuht, aga tegelikult tema esinemisi teades ja olles neid näinud, siis tema teebki oma trikke niimoodi, et mul kogemata tuli välja. Umbes nii, et see on nagu tema stiil. No jah, eks ta võib-olla teab ja tunneb. Minu puhul jättiski ta rohkem võib-olla õhtujuhi kui saatejuhi mulje, et võib-olla see oli see, mis nagu võib-olla me ei ole lihtsalt nii nõudlik. No võib-olla tõesti. No igal juhul, Kristel, sina olid ju eelnevalt ja ma saan aru, sind õnneks keegi risti ei löönud, eks. Oleksid sa julgenud finaali pakkumise vastu võtta? Ma arvan, et ikka. Ma olen selline jah-ütleja kogu aeg, et ma arvan, et ma ei oleks jah. Enne ütled ja siis mõtled? Jaa. Tihti. Ära mõtle kohe, et see on mu moto. No sa nimetasid ka neid vaheklippe, sa olid ise ka ühes klipis. Jaa. See oli vägev klipp. Jaa. Päris tore klipp oli, ma just mõtlesin, kas sa oled kunagi oma elus tegelikult näiteks hoopiski noormehele joogi välja teinud? Eks siin Mattiasel on ikka käristatud välja. See on juba oma vaata. Ja siin ei ole omale jopele on. Kellel parasjagu raha on ikka käristatud. Aga klubis niimoodi või? Vist niimoodi nagu võõrale härrale ei ole niimoodi. No selleks on vaja teatud enesekindlust, mis mul täielikult puudub. Nii et ei ole ette tundnud. Aga sulle on jooki välja tehtud niimoodi? Vist
ikka on. no kui te tuttavaks saite, läksite esimest korda kohvikusse, mäletad sa seda? Jaa. Nii, räägi see lugu ja räägi ka, kes kuidas maksis. Meil oli esimene date oli, me läksime kinno ja kõik ütlevad, see on mega halb esimene date, sest sa ei saa ju juttu rääkida, aga me olime hästi palju varem juba jutustanud omavahel Snapchati teel. Ja siis me mõtlesime, et lähme vaatame kinno ja tegelikult see oli väga hea mõte, sest meil oli pärast filmi oli kohe millestki rääkida, me käisime vaatama seda, ma ei mäleta, mis eesti keeles oli see Leonardo DiCaprio, see Revenant. Oi, see on küll hea esimene kohvingu movie. nii karmi film. Kohe niimoodi. See oli Mattiase valik. Nii verist, nii karmi film. Pärast ma vist olen küsinud ka talt, et kas see oli nagu siuke nagu katse, et vaatame, ta on väga selline, üks ole filminduses väga käpp, eks ole. Ja ma küsin, kas see oli mingi katse, et veidi vist oli, sest meil tegelikult oli pärast väga tore vestlus, et mis me nägime ja miks meile meeldis ja ja see kuidagi läks. Ja siis me läksime öölokaali ükskõik. Ja siis tegime seal niimoodi paar jooki ja siis läks õhtu edasi. Aga kes maksis? Tema vist ikka maksis. Jah, tema maksis. Ma arvan, et Mattias lihtsalt lootis, et kui tuleb see koht, kus karu hakkab seda meest rappima, et siis sa lihtsalt nagu viskud talle sülle. Seda kahjuks ei juhtunud, aga ma võib-olla hoidsin niimoodi. Sa oled ka kõike näinud elus. Ja see oli nagu mu enda elust stseen. Vaata, mõtled, et Mattias on selline humorist ja teeb meil siin Mattias ongi humorist. Elus endas ikkagi saaks aga viin verd vaatama ja kus ja ikka sellist karmi. Ma ei tea, mina ei läinud sinna verd vaatama, ma ei teadnud oodata, ma läksin vaatama ikka nii-öelda hinnatud pärjatud Oscari filmi. No ega ja humoristid tavaliselt päris elus on tõsised. Kui sa läks ja kui sa ütlesid, ja ma tulen ükskõik mis filmi vaatama. Ma arvan, et ma olin selline poolel teel. Ja siis oli... Ja peale seda filmi. Nii hea filmi valik, Mattias. Katus sõidab ja karu sõidab ja kõik sõidab. Korime kokku. Kas Mattias vaatab Padjaklubi iganädalaselt? Ma olen ühe korra istunud, aga niimoodi, et nii, ja nüüd istud siin kõrval ja vaatad ka Padjaklubi, palun. Aga ta väga palju ei viitsinud vaadata. Aga sa ise vaatad oma saated ikka ära, tead, mis toimub ja nii? Jürgen Plödistas praegu ja häbi. Läksin Elevile. Palun korrake küsin. Ei, ma küsin seda, et kas sa ise vaatad alati Padjaklubi üle ka, või tihti lugu, et kuidas tuli või kuidas oli või kuidas kokku lõigati? Ma üritan vaadata siis, kui mul vähegi aega on, aga tihtipeale ei teki üldse seda aega ja siis ma mingi hetk võtan niimoodi järgi, et tavaliselt hooaja alguses ma vaatan ja siis kuskil vahepeal niimoodi kaob järgi juba ära, aga see ongi, et hoiad nagu enam-vähem pilku peal, et mis nagu toimub, kas kõik nagu liigub niimoodi, nagu sa ise nagu arvad, et see liigub. Sa pead teadma, sest sul on nii palju fänne, kui nad tulevad ja ütlevad, mis nüüd saama hakkab ja sul pole õrnaimega huvitav. Kas me 3. osa juures või juba see 27. osa, kas ma võin juba öelda, et see saab surma ja verd valatakse või ei või? Seal Padjaklubis kõik kogu aeg. Seal keegi ei olegi vist... See on praktiliselt vaprid ilusad eesti keeles. Vilja, mul on hea meel, et sa oled tuttav sellise regiooniga. Kuule, aga 9. hooaeg. Ma saan aru, et Misha hakkab pubipidajaks. Või ta juba on? Palju... Ta nüüd konkreetselt ei hakka pubipidajaks, vaid ta on pubiga veidi seotud. Okei. Mis need põhilised sellised suuremad muutused on siis? No ütleme nii, et... Kui palju sa rääkida saad? Seda on raske öelda, aga ma üritan natukene vaikselt midagi... Hästi vihja pisib. Niimoodi, jah. Nii, hästi vaikselt. Ei, et Kristina ja Gabriel, kes siis eelmise hooaja lõpus abiellusid. Nende, jah. Kõlab natuke juba nagu Õnne 13. Jah. Aga lihtsalt nooremate inimesed. Jah, just. Nendel, näitab, mis siis nüüd abielus elu tegema hakkab, kuidas see neid kohtleb. Tuleb ka näguripäevi. Mis see on? Näguripäev on halvad päevad. Just, need näguripäevad terendavad. Noored inimesed ka aru saavad. Ja ma saaks aru, kas Insta on... Mingi low-periood ka on. Näguripäevade nägu. Jah, näguripäev, okei, jäta meelde. Jäta meelde, jah. Need annavad end näole võib-olla tõesti. Siis on
Otto, Maria ja Otto möllavad kahekesi. Maria leiab endale natukene tööd selles vallas, millest ta on alati natukene unistanud. Ja Laura hakkab raha jälle taga ajama. Nii palju vist võib öelda, et liiga palju ei ole nagu. No aga siin väga kaua ootama ei pea, täna õhtul kell 9:30 läheb andmiseks juba. Ma tahaks Kristelit kiusata ka nende meie viimaste hittküsimustega. Kas ma võin kohe rünnata või laseme korraks hingeda? Kuulame vahepeal ühe loo. Kell on nüüd 8:49. Kristel Aaslaid on endiselt stuudios Star FM-i hommikuprogrammis. Kristel, ma tegelikult tahtsin algatuseks küsida, milleks kohe Eesti Laulu peal jutt. Meil oli võimatu küsimus täna ja selgus, et päris palju inimesi ei tee hommikut enda järgi voodit ära. Sama. On, ma kahtlustasin, Kristel, ma isegi lausa reklaamisin sind niimoodi välja. Sa tunned mind nii hästi. Aga kusjuures ma lugesin kuskilt kunagi, et tegelikult tegelikult mitte kogu aeg, tegelikult peaks ikka voodi ära tegema. Aga kui sa mõnikord jätad voodi tegemata, siis see õhutab su voodilinu ja voodit ja see kas siis pärsib nende tolmulestade ja asjade teket. Kui tubli teooria. Naisel inimesel on oma teooria. Peab olema. Ja see on väga ilus teooria. Ja kodus tuleb kõik teaduslikult ära põhjendada, mis sa teed. Pluss mina olen tegelikult, minu teooria on see, et mis ma sellest ikka teen, õhtul läheb ja saab samamoodi sassi. Väga õige. Ja siis on alati põhjus mitte kodus magada, sellepärast, et muidu sul on tolmulestad seal voodis, aga võõras voodis neid on hoopis teise sordi lestad. Just. Ja nii edasi. Aga kui sa teed voodi ära, siis kuidas voodi tegemine käib? Ma tavaliselt üritan niimoodi voodi otsas niimoodi võtta tekist kinni ja seda peale visata. Ja kogu lugu? No üldiselt see ei tule nii veatult välja, siis ma teen niimoodi... Ei mingit päevatekki? Mul oli päevatekk, aga see, kui ma juba niigi laisk selle voodi tegemise koha peal olen, siis see päevatekk oli tõenäoliselt kuskil kadunud, kadus lõpuni ära. Ma tõepoolest ei tea praegu, kus see on. Tõepoolest oluline, et päevatekki ei ole silma all, sest selle panek ja nurkadest vedimine ja ümber voodi käimine. Siis ma mõtlen, et osadel on veel need dekoratiivpadjad, siis sa iga võtad ära need. Ja mille nimel? Lõpuks tuled ise üksinda sina ise sinna. Jah, aga samas need on nii ilusad filmides tavaliselt, ju näed, on need tohutult suured ja ilusad, need on nii ilusad, aga ma lihtsalt tean ise ennast, ma ei hakka ennast nagu petma. Ma ei ole see inimene, kes viitsiks neid lappida ja siis hoida ja värki-särki. Nii, küsime rahvaküsimused ka ära, ma ei tea, muidu ma lihtsalt tohkan siin ahastusest. Ja rahvaküsimused naiste lehest. Võitleksid sa pigem 50 pardi suuruse hobuse või 1 hobuse suuruse pardiga? Ma arvan, et 1 hobuse suuruse pardiga. No täiesti hämmastav. Teine on ta, vastupidi, kõik vastasid teisiti. Raivo E. Tamm ja Kristel Aaslaid on eelistanud praegu 1 hobuse suurust parti. Sellepärast, et 1 on ju lihtsam tegeleda, kui on palju pisikesi, siis nad ju ründavad, nad saavad sind üle targutada. Sa ronid puu otsa siis, aga mis sina teed 1 hobuse suuruse pardiga? Raivo E. Tammel on vähemalt mõõk, aga sul ei ole sedagi. Mul on tugevad jalad. Emalt sain tugevad jalad. Sul pea otsast ära ja siis sa ei saa nende jalga joosta. Jürgen, jätka. Mis on su lemmikmoos? Maasikamoos. Klassika. Jällegi, Raivo Tammel oli vaarikamoos. Mulle vaarikamoos ei meeldi, sest pisikesed seemned jäävad ja igale poole. No see on nii tore esineda ja siis need seemned. Jah, pudistad neid sealt hamba vahelt. Äge ju. Kas sa autoga sõidad? Jaa. Juhid ise ka, on ju? Millest sa mõtled, kui sa üksi autoroolis oled? Sa teed seal tavaliselt? Kuulad muusikat? Sõidan! Väga õige. Mõtlen liiklus eeskirjale. Mõtlen liiklusmärk. Jälgin teed. Lähme sõidame. Väga õige. Mõtle kui tubli. Väga õige, nii ei olegi keegi kunagi. Nüüd võta oma telefon välja, ma tean juba Jürgeni järgmist küsimust. Aha, nii. See on hea, jah. Mis on viimane sõnum, mis sulle on saadetud? Mis mulle on saadetud? Ohoo. Tuulirand kirjutas mulle, suur smiley. Ei, see on okei. Korra arvasin, et see on Kata. Väga hea. Tõlgid ka või? Ei, siin pole vaja midagi. Ma saatsin talle kogemata arvuti kaudu saatsin sõnumi, sest et iMessage töötab ju niimoodi ja siis see läks cloudi kaudu.
ja siis ta sai selle ja siis ta arvas, et see oli mu õde, mitte mina. Said mille aru? Klaudi. Aga miks ta rohkem arvas, et see on pigem su õde? Sellepärast, et mu õe tava email on sama, mis minu iCloudi email. Selge, aitab. milline on kõige originaalsem külgelöömislause, millega on sinu poole pöördutud? On keegi niimoodi tulnud, et mingisuguse eriti hea pick-up line'i öelnud? Ma ei tea, mingeid eriti häid pick-up line'i öelnud, aga üks meeldejäävamaid oli üks kutt, kellega ma nüüd, no mitte kogu aeg ei suhtle, aga kes on nüüd nagu siuke tuttav. Üle päeva? No mitte nagu päris nii, aga iga kord, kui ma teda näen, siis ma mõtlen, no tšau. Oli niimoodi, et ta tuli vallaliste peol, tuli minu juurde ja ütles, et no tšau, et kuidas sul läinud on, et viimane kord, kui me rääkisime, siis nagu jäi kuidagi pooleli, et mis teed see värki. Ja ma täiesti nii blackout, et lõpuks ma ütlesin, mis ta oli üks esimesi inimesi, kelle juures ma ei teinud, jaa. Sest ma ei julge tavaliselt millega pärast öelda, kuigi see on täiesti normaalne, et nagu inimene ei mäleta kõiki asju, eriti mina, ma ei mäleta üldse mitte midagi. Ma tean, millest sa räägid. Ja sa teed niisuguse näo, eks? Ja siis üritad terve aeg kramplikult meelde toetada, aga lõpuks mõtlesin, sorry, mul üldse ei tule meelde. Ja siis kuidagi läksime sellest üle ja siis õhtu mingisugune paar tundi ilmselt tegelikult ma ei teadnud sind alguses. Aga see oli piisavalt hea, et meelde jääda. Kuule, aga mul on sulle üks laulujupp mängida, mis laul see niisugune on? Joo, kuule, saad aru või? E-klubis on ju, jumala hea, mingi fiil on hea ja kõik on jumala tore on ju. Järsku mingi kutt endab laivi ja täiega hakkab näped ja ma olen mingi, ära viitsid, ära käpi mind. No, mis lugu see on ju, kas see ei ole mitte uue fantastilise duo Tuuli Ranna ja Kristel Aaslaiu uus singel? Väga õige. Kuidas sa niimoodi ära kohe tundsid? Kuidas sa ära tundsid? Pean ütlema, et ma olen väikest viisi fänn. See on kollektiiv nimega Öed, jah? Ongi ööga või? Öed, jah. Öed, jah. No see mõtlesime, et kuidas me saame seda võimalikult endapäraselt teha, siis ikka ööd, et mandrikatel oleks natukene pinnuks silmas. On sul raskusi? Ma olen kogu aeg mõelnud, et kõik, kes on Saaremaalt, on üsna uhked minu meelest oma öötähe üle. Aga samal, kui sa elad kogu aeg Tallinnas, pead sa nagu meeles hoidma, et sul see möte ja öötäht ära ei kaoks? Ma konkreetselt meeles ei pea seda, mul tihti endal läheb sassi ja siis mõnikord on see, et tuleb, siis ei tule, siis tuleb täiesti valedel hetkedel tuleb, sest see on reaalselt on mõnikord raske. Et hakkad mõtlema, et okei, et näiteks sõna mõnikord, et kumb öö seal siis oli. Kumb öö just nimelt? Oli see meie öö või teie öö? et jaa, aga mul vahepeal kaob see ära, siis jälle nagu tuleb tagasi, kui ma kodus käin, siis tuleb eriti tagasi. Aga jah, mul niimoodi käib lainetega. Paljud ütlevad, et nii nagu praami pealt maha astud, et siis on see jälle käpas. Jep, seda küll. Aga samas paljud mandrikad on ka niimoodi, et kui kohe kui saarlastega see on moo ja soo on esimesed, mis hakkavad tulema. See on nii nakkav. Mattias räägib sinuga ka, et ööke kallis, tule nüüd. Ei ta räägi, ma mäletan, midagi kirjutasin talle, aga ma vist meelega panin vinti ka, ma ei mäleta niimoodi, et ikka võimalikult murdis, et palun ära ütle, et see on mingi mure, lõpeta kohe ära. Me vaatame sind siis täna õhtul televiisorist. Kell 10, Padja klubi, 9. hooaeg juba. Jah. Aitäh tulemast hommikuprogrammi ja palju vaatajaid sulle siis õhtul. Aitäh kutsumast.